Kas sa oled kunagi hullu pannud? Ja, tead, mina jätsin ükskord koduse töö tegemata. Aga mina ükskord olin terve öö üleval. Aga mina sain ükskord magusat enne soolast toitu. Oi, nii badass. No selles videos tuleb juttu ühest tõelisest badassist nimega Hannibal. Aga video teemaks on muidu Rooma võimu laienemine Vahemere maades. Me oleme juba õppinud, et Rooma oli algselt lihtsalt üks linnriik Latiumi maakonnas, Apennini poolsaarel. Ümberringi oli veel palju muisse Itaalia rahvaid ja hõime, nii et need linnriigid võistlesid omavahel. Aga ajapikku hakkas Rooma nende hulgast esile kerkima ja järjest võimsamaks muutuma. Roomlased hakkasid naaberalasid vallutama või naaberhõimudega liitusid sõlmima. Kõigepealt haarati enda alla Itaalia keskosa ja siis asuti kreeklaste kolooniate kallale Itaalia lõunaosas. Mäletate, kreeklastel olid ümber kogu Vahemere kolooniad. Ja kui Rooma oli haaranud enda kätte juba suure osa Itaaliast, tekkis tal vastasseis ühe teise riigiga, Kartaagoga. Kartaago oli linn Põhja-Aafrikas, tänapäeva Tuneesias. See oli algselt foiniiklaste koloonia. Foiniiklased olid pärit Lähis-Idast, nad olid heebrealaste lähedased sugulased. Ja foiniiklased olid väga edukad kaupmehed, kelle laevastik vedas kaupu üle kogu Vahemere. Ja täpselt nagu kreeklased hakkasid foiniiklased rändama ka oma kodumaalt välja ja rajasid ka kolooniaid. Ja üks selline koloonia oligi Kartaago. Ja see oli väga edukas koloonia, sest see ei jäänud ainult üheks linnriigiks, vaid Kartaago haaras enda alla suure osa Põhja-Aafrikast, Hispaaniast ja Vahemere saartest. Ja nüüd siis tekkis olukord, kus Vahemere lääne osas siin konkureerisid ülemvõimu pärast kaks riiki, Rooma ja Kartaago. Ja nad pidasid omavahel 3 sõda. Kuna roomlased ise nimetasid Kartaagot puunjaks ja sealseid inimesi puunlasteks, siis neid sõdu tuntakse ka kui puunja sõdu. No, mis te arvate? Kes võitis? Rooma või Kartaago? Ma annan väikese vihje. Rooma linn on tänapäevalgi alles, aga Kartaagot pole isegi enam olemas. Aga kes võitis, kes kaotas, see pole selle sõja puhul üldse nii huvitav. Kõige huvitavam selle sõja juures on lugu sellest, kuidas Hannibal läks elevantidega üle Alpide. Kes see Hannibal on? No, üks badass. Hannibal, mitte kannibal. Ei ole inimsööja. Hannibal. Tema oli siis Kartaago väepealik ja teise puunia sõja ajal ta otsustas, et võiks Roomale kallale tungida. Ta oli ise parasjagu oma sõjaväega Hispaanias, hakkas sealt mööda Vahemere rannikut Itaalia suunas liikuma. Roomlased olid, et me saadame talle sõjaväe tee peale vastu ja takistame teda. Ja siis nad läksid tee peale vastu, ootasid ja olid, et huvitav, kus see Hannibal nii kaua on. Samal ajal Hannibal oli keeranud põhja poole ja suundunud Alpidesse. Kusjuures talv oli just tulemas. Alpid on Euroopa kõrgeim mäestik. Tänapäeval on seal muidugi uhked maantee tunnelid ja peened suusakuurordid ja nii edasi, aga vana ajal oli see üks pagana ebameeldiv koht, kus talvel olla. Lumetormid, laviinid, mägede vahel oli väga keeruline normaalset teed leida, järsud ja libedad kaljuservad, süüa polnud kuskilt võtta, kohalikud hõimud ründavad sind igal sammul. Ja ma oleks peaaegu unustanud seda uuesti mainida, Hannibal oli kaasa võtnud 37 elevanti. Ei, mitte niisama elevanti, vaid sõjaelevanti. Sest hobuse seljas olev ratsasõdalane on nagu natuke hirmus vaenlasele, kui hobune suure hooga sinu poole jookseb. Aga selle elab üle võib-olla. Aga elevant, kujuta ette, et sa seisad kilbirivis ja sinu poole hakkab jooksma vihane elevant. Ehk siis see oli täielik superrelv sellel ajal. Ja kus ta need elevandid võttis? Kartaago on ju Aafrikas. Sealt ta need elevandid ilmselt ka sai. Igatahes Hannibal oli nii hull vend, et ta hakkas lihtsalt 20 000 mehe ja 37 elevandiga vastu talve üle Alpide minema. Ja kerime ajas paar kuud edasi ja roomlased Põhja-Itaalias olid nagu, et huvitav, kes sealt Alpidest alla tulevad. See on Hannibali sõjavägi. Ehk siis ta reaalselt tegigi selle ära. Okei, antiika ja ajaloolaste väitel kaotas ta Alpides umbes pooled oma meestest ja elevantidest, nii et võib-olla see polnud maailma kõige targem tegu sealt kaudu minna, aga üllatusmoment oli päris võimas. Muide, kunstnikud on seda Alpide ületamist ajaloolistel maalidel alati kuidagi naljakalt kujutanud. Umbes, et elevandid kukkusid nagu kuskilt kaljuservalt alla. Aga tegelikult oli nii, et kui ta mägedest alla jõudis, siis tuli talv ja alles jäänud elevandid, välja arvatud üks, surid lihtsalt külma ja nälja kätte ära. Igatahes, kahju, et elevante selliseks asjaks sunniti, aga Hannibali plaan toimis. Ta suutis roomlasi täielikult üllatada. Ja siis ta liikus oma sõjaväega 15 aastat Itaalias ringi. Roomlased saatsid talle sõjaväe vastu, kaotasid, saatsid uue sõjaväe vastu, jälle kaotasid, niimoodi järjest. Lõpuks aitas see, et roomlased saatsid oma sõjaväe Aafrikasse Kartaagot ründama.
Selle peale pidi Hannibal minema Kartaagot kaitsma ja lõpuks otsustavas lahingus roomlased võitsid. Aga ikkagi Hannibali peetakse ka geniaalseks väejuhiks nagu Aleksander Suurt. Aga erinevalt Aleksandrist ta päris võitmatuks oma elu jooksul siiski ei jäänud. Igatahes pärast sõdu Kartaagoga oli Rooma käes kogu Vahemere lääneosa. Ja loomulikult pöörasid roomlased järgmiseks pilgu järelejäänud osale, Vahemere idaosale. Ja seal nad siis vallutasid järjest need riigid, mis olid tekkinud Aleksander Suure impeeriumi lagunemisel. Tänapäeva Kreeka ja Türgi alad, hiljem veel tänapäeva Süüria, Liibanoni, Iisraeli ja Egiptuse alad. Ja siis olidki nad terve Vahemere piirkonna valitsejad. See meri oli Rooma riigi nii-öelda sisemeri, sest kogu meri mahtus Rooma riigi sisse ära. Kõik kaldad kuulusid Roomale. Miks roomlased nii edukad olid? Roomlaste edu üheks põhjuseks oli väga hästi korraldatud sõjavägi. Sõjapidamine oli tõesti üks asi, milles roomlased olid tõesti head. Nende sõjaväel oli väga hea ja standardne varustus. Ei olnud nii, et iga mats jookseb mingite oma suvaliste asjadega ringi. Sõjavägede kiireks liigutamiseks rajati spetsiaalseid teid ja kindlustatud laagreid. Keda huvitab, siis selle teema kohta leiab internetis palju põnevat infot. Samuti kasutas Rooma sõjavägi väga liikuvat paindlikku taktikat, kus sõjavägi jagati väiksemateks üksusteks ehk lahingu jooksul oli võimalik kiirelt oma asetust muuta, aga oli võimalik anda ka osadele sõduritele puhkust. Rooma peamist sõjaväeüksust nimetati leegioniks. See koosnes 5000 mehest ehk legionärist. Suurem osa neist olid raske relvastuses jalaväelased, lisandusid veel ratsaväelased ning mõned abistavad üksused. Alguses oli leegione ainult 2, aga mida suuremaks Rooma riik kasvas, seda rohkem leegione moodustati. Rooma riigi võimsuse tipul oli leegione umbes 30. Vähemalt esialgu teenisid sõjaväes Rooma enda kodanikud ja kodaniku staatus käiski käsikäes sõduriks olemisega. See oli selles mõttes hea, et kodanikud ise vastutasid selle eest, et nende riik oleks kaitstud. Aga muidugi hiljem hakati rohkem palkama palgasõdureid ja see ei lõppenud hästi. Aga selle teema kokkuvõtteks. Esiteks, ajapikku kasvas Rooma linnriigist suurriigiks. Paljude sõdade käigus vallutasid roomlased lõpuks kogu Vahemere piirkonna. Teiseks, roomlased pidasid 3 pikka sõda Kartaago riigi vastu. Kolmandaks, kartaagolaste kuulsaim juht oli väepealik Hannibal, kes on tuntud selle poolest, et ületas oma sõjaväe ja sõjaelevantidega Alpide mäestiku. Neljandaks, roomlaste edu põhjuseks oli hästi korraldatud sõjavägi. Roomlaste peamist sõjaväeüksust nimetati leegioniks. Aitäh vaatamast ja kohtumiseni!